ja ka, ütleme, oskame paremini saadud infot filtreerida. Ole lahke, Piia. Jah, aitäh. On mikrofon? Jah, on mikrofon. Tere hommikust! Siin on tõepoolest kell, see on tõesti tore. Aga see on vale ka, ma ütlen ära. No vaatame. Käekell on parem. On tõesti natuke ette, jah. Ma tänan, et mind täna siia kutsuti. Põhjus ilmselt on selge, sest konkreetse konverentsi teema on, et kuidas olla edukas muutuvas kliimas. Ja mina räägin siis täna sellest, mida tähendab kliimateadlikkus nii sisu seisukohast kui ka üldisemalt. Nii et kõik, kes tänase loengu ära on kuulanud, kõik on palju kliimateadlikumad. Ja. Nii, väike sissejuhatus. See on maakera. 4 nädalat tagasi külastas Eestit Eesti soost astronaut. Mis ta nimi oli? No, ma võtsin ka pildi kaasa. Nicole Aunapu-Mann. Kes käis temaga kohtumas? Mitte keegi rohkem või? Oi. Tegelikult kutsus ta siia Eesti Globe, mis on keskkonnaharidusega tegelev organisatsioon Eestis. Aga ma saan aru, et need 2 kuulajaskonda ei kattu oma vahel. Ehk siis seal Eesti Globe'i kokkutulekul oli samamoodi väga palju rahvast, samamoodi õpetajad, õpilased, ja see on tõepoolest nagu õpilastele suunatud keskkonnahariduse programm ja see on kureeritud siis tegelikult Ameerikast. Aga miks ma sellest räägin, on, et ikkagi on mõistlik kasutada selliseid kõneisikuid, kelle sõnal on rohkem kaalu. Ja sellelt koosviibimiselt ütleme niimoodi, jäi minu jaoks kõige rohkem kõlama see, kui tema käest küsiti, et mis mõttes te olete nüüd muutunud pärast seda, kui te olete seal maailmaruumis ära käinud. Mis te arvate, mis ta ütles? Ta ütles, et kui ma vaatan sealt kaugusest seda maakera, mis näeb välja selline väike, abitu, kaitsetu, kus ei ole riigi piire, kus kõik on ühtne tegelikult, siis ma tunnen seda, et meie inimestena peaksime seda palju rohkem hoidma ja mõtlema selle peale, et meil ei ole oskusi teist sarnast elukeskkonda ise luua. Nagu see on see message. Miks ma tegelikult näitan seda kosmoses tehtud maakera pilti on see, et see on nüüd 36 000 kilomeetri kauguselt paistab maakera selline. Kui me vaatame teda sellest rahvusvahelisest kosmosejaamast, siis paistab ta midagi sellist. Kas te tunnete ära, mis koht see on? Näed, juba tuli esimesest reast tuleb kohe vastus. Dubai. Mille järgi me selle ära tunneme? Jah, just nimelt, eks ju, kosmosest on väga lihtne eristada seda, mis on inimtekkeline, et mis on inimese loodud. Ja ma ei hakka sellel pikalt peatuma, pärast räägime sellest ka, et miks ma selle Dubai siia üldse valisin. Aga seda siis saab, nii et Nicole ja mina. Mul oli tegelikult päris pilt ka, aga see ei ole väga tähtis. Nii. Nüüd, esimene asi on loomulikult definitsioon. Me räägime täna teaduspõhiselt või tõenduspõhiselt. Nii et kliimamuutuste osas kirjaoskaja inimene on see, kes mõistab, kuidas kliima mõjutab teda ja kogu ühiskonda ja ühtlasi mõistab ta ka seda,
kuidas tema mõjutab kliimat. See on väga-väga üldine, see on tegelikult väga-väga vana definitsioon, või noh, mis väga vana, aga see tuleb siis selliselt kodulehelt nagu Climate.gov, see on Ameerika NASA ja NOAA poolt kokku pandud koduleht, kus juba selle sajandi alguses oli see niimoodi defineeritud. Nii et mis siin selles definitsioonis sees on? Siin on tegelikult sees nii loodusteaduslik arusaam, eks ju, et ta mõistab, mitte et ta teab lihtsalt fakte, vaid ta mõistab, eks ju. Seal on väga suur erinevus. Teine asi on, et ühelt poolt siis ühiskonda ja teiselt poolt siis, et kuidas ta mõjutab, eks ju, kuidas mina mõjutan, kuidas kliima mõjutab mind. See on loomulikult siin väga selline üksikisiku keskne. Siin, kui siin eelnevate meestega räägiti, siis küsiti ka väga sellist üksikisiku keskset küsimust. Pigem me peaksime küsima seda, et kas ükskõik, kellena inimene töötab või kes ta on või missugust ametikohta ta täidab, kas tegelikult see kirjaoskus on kõigi nende inimeste jaoks üks ja seesama. Eks ju, need tasemed, mis tasemel ta peaks seda mõistma ja kuidas ta peaks tegelikult vastupidi käituma. Et noh, tõepoolest, me kõik oleme üksikisiku tasemel inimesed, aga ilmselt on küsimus ka selles, et teatud inimesed täidavad teatud ametikohti, mis tähendab, et ilmselt nende vastutus on suurem, nende mõju on suurem ja järelikult, mis järeldus sinna tekib, on see, et ka teadmised peaks olema suuremad. Mikrofoni pärast või? Jah, see krõpsub. Jah. Ikka kõrval. Ilusasti see kõrvarõnga värk. See on see, et kuidas mina mõjutan ja kuidas mõjutab tema mind. Jah, et oli kohe krabin oli kuulda. Nii, kliimaga on natuke teistmoodi muidugi. Nii, et mul on siin veel üks samasugune definitsioon, ja tegelikult ega ma neid definitsioone täna väga palju ei too, me räägime ikka nagu asjast ka, aga siin tõepoolest on siis välja toodud see, et esimene tase on tõepoolest teadmised. Siin räägiti ka sellest, eks ju, ka selles eelmises diskussioonis räägiti ka sellest, et nendel teadmistel peaksid tegelikult põhinema veendumused ja hoiakud, sagedasti ka oskused, ehk siis seda liiki ülekantavad asjad, mida nimetatakse tänapäeval, eks ju, selliste ülekantavate mõistete alla, ja kõige viimane on tegelikult kliimateadlik käitumine. Et sellest teest, et me alustame teadmistest, noh tegelikult ma peaks rääkima niipidi, sellest teest, et me alustame sealt alt teadmistest, eks ju, ja tuleme siit üles käitumise peale, on päris pikk maa. Noh, ütleme ausalt, ega siis me võime käituda kliimateadlikult ka niimoodi, et meil ei ole neid teadmisi, aga sel puhul, millel see meie käitumine põhineb? No mingil uskumusel, veendumusel, rühmakäitumisel, et ka see on tegelikult võimalus. Aga noh, kui me nüüd räägime nagu sellisest keskkonnateadlikkusest või kliimateadlikkusest, siis me alustaks esiteks siiski teadmistest. Nii, räägime siis teadmistest. Ehk küsime küsimuse, mida peaks teadma igaüks? Mul on 5 vastust ja need käivad 2 kaupa. Need on tõepoolest teadmised, no esimene teadmine ja teine teadmine. Ei ole väga keerulised teadmised, kõik teavad seda ju, on ju. Kas te oskate tegelikult ka põhjendada, eks ju, neid teadmisi? Okei, ma tean seda, et kliima soojeneb. Ma tean, et kliima soojenemine inimtekkeline. No see teine läheb juba natuke keerulisemasse valdkonda, ilmselt kui see esimene. Et millel see kõik põhineb? Miks meil selline teadmine on? Nii et alustame siis kliima definitsioonist, mis on alati väga-väga oluline.
See on nüüd üks asi, mis meie koolisüsteemi kahjuks veel jõudnud hästi ei ole. See tähendab seda, et kui ma küsin teie käest, et mida defineerige kliima, siis kuidas te seda defineerite? Tahab keegi öelda koha pealt? Või pärast ei pane kirja? Jaa. Keegi ei julge. Tühjaga, sest nagu nii. Jah? Ei tulnud. Nii. Tegelikult, kui me tahame rääkida globaalsest kliimast või me tahame rääkida kliimamuutusest, siis me peaksime lähtuma globaalsest kliimast. Me ei saa kirjeldada teaduslikult või me ei saa minna teaduslikult tulevikku kliimaga, kui me ei kirjelda teda globaalselt. See tähendab seda, et selles kliima mõistes on sees lihtsalt, et see tõepoolest on kogu selle maakera, mis koosneb siis 5 erinevast sfäärist, mis on siin siis toodud, eks ju, atmosfäär, hüdrosfäär, litosfäär, kriosfäär ja biosfäär. Kõik need sfäärid on omavahel vastastikmõjus, nad kõik muutuvad ajas. Kõige kiiremini muutub mis? Missugune neist muutub kõige kiiremini? Nii? Biosfäär. Ma saan aru, et meil on siin palju inimesi, kes tegelevad bioloogiaga, eks ju? Sest see on tüüpiline, et millest me rohkem teame, selle me sinna sisse paneme. Mina tean kõige rohkem atmosfäärist, nii et tegelikult muutub muidugi atmosfäär kõige kiiremini. See tähendab seda, eks, et mille järgi me selle otsustuse teeme, et mis muutub kõige kiiremini. Oluline on see, et kas need muutused on kogu selle süsteemi muutustes olulised, on ju. Ja atmosfääris tegelikult toimuvad muutused tõepoolest väga-väga lühikestes ajavahemikes, see on mikrosekundid, nanosekundid, võib võtta, eks, et teatud atmosfääri protsessid, mis on väga-väga väikses mastaabis, näiteks aerosooli teke ja nii edasi, eks ju, et aerosool on tegelikult, eks ju, pilve, see kondensatsiooni tuumaks võib olla, nii et sealt edasi, et need tegelikult on isegi kliimamastaabis, mis on siis suhteliselt pikk mastaab, on olulised. Bioloogiaga muidugi on nagu see viga, et nagu nende teiste asjadega, eks ju, hüdrosfääri ja litosfääri, kriosfääriga, et meie teadmised ilmselt, või ütleme niimoodi, meie andmestikud ei ole võrreldavad atmosfääri andmestikega. Selles mõttes, et me atmosfääri kohta registreerime, näiteks Eestis Keskkonnaamet on ju registreerime tegelikult vähemasti 10-minutise sammuga atmosfääri seisundi. Mitte ühegi teise nende sfääri kohta ei tehta nii palju mõõtmisi, eks ju. Ja ei olegi üldse globaalseid mõõtmissüsteeme. Aga miks siis atmosfääri kohta nii palju on? Kõige lihtsam või? Oi, ärge nüüd sinna kohta küll minge. Kõige lihtsam mõõta või? Ma ei tea, jah, see on selline idealistlik lähenemine. Ma võin teile saladuse katte öelda, et see põhjus on selles, et me kõik elame atmosfääris, eks ju? Sellepärast, et tegelikult see, mis toimub atmosfääris, mõjutab meid. Meie elu, meie igapäevaelu mõjutab. Siin hommikul räägiti ka juba, kuidas oli külm ja kus oli külm ja kus ei olnud ja kõik see mõjutab meid. Ilma prognoosi jaoks on seda ju tarvis. Just. Nii et tegelikult on ju ka see teine kitsamas mõttes definitsioon, mille ma soovitaks ära unustada tänase ettekande ajal. See on siis kohalik kitsamas mõttes ja see on see, mis Eesti kooliõpikus on. Et kui me tahame rääkida, nagu ma ütlesin, kui me tahame minna kliimaga tulevikku, siis paraku me peame rääkima globaalsest kliimast, ehk siis kogu süsteemi võimalikest olekutest. Nii. Esimene punkt muuseas oli, mida igaüks peab teadma, oli, mis see oli?
kliima soojeneb või? Oli jah? Siin on üks väga tore animatsioon, mille teinud on NASA, eks ju, ja see näitab siis, et maakera on juba üle 1 kraadi soojenenud, ilmselt nagu selle suve ja sügise näitel on meil ka niimoodi, et see mingi 1,5 kraadi võrreldes siis tööstusrevolutsiooni eelse ajaga on sisuliselt saavutatud. Ehk siis, kui Pariisi kliimaleppes räägiti, et me peaksime hoidma selle 1,5 kraadi all, siis tegelikult see eesmärk ei ole üldse enam saavutatav. See on nüüd üks vale, mis võib-olla käib päris palju ringi Eesti meedias veel, et me peaksime sinna poole püüdma. See eesmärk on läbi. Seda ei saa enam saavutada. Siit on näha see, et siis juuli tõepoolest ka august ja september olid kogu selle mõõtmise ajaloo jooksul kõige soojemad need kuud, sest siin on kuu keskmiste tasemel see näha. Nüüd see ilmselt on kõige olulisem joonis kogu selles ettekandes. Ja kui minu käest küsitaks, mis on kooliprogrammis kõige olulisem, mida kliimamuutustega seoses õpilased peaksid mõistma, siis mina ütleksin, et kõige olulisem on mõista, mis te arvate, mida? Mina läheks nagu päris kooliprogrammi ja minul haridus on füüsika teadupärast. Nii et mina ütleks, et kõige olulisem on aru saada energia jäävuse seadusest. Et energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise. Siin on väga selgelt näha sellel joonisel, eks ju, meil on seal jälle see maakera all, ja tegelikult see, et maakliima, me räägime nüüd jälle sellest samast globaalsest kliimast, et tegelikult selle süsteemi olek kujunebki välja 2 voo tasakaalus, 2 energiavoo tasakaalus. Nii palju, kui sisse tuleb, peaks minema ka välja. Ja see sisse tulev kiirgus on, eks ju, see neeldunud päikese kiirgus, mis tuleb tõepoolest päikeselt, ja päike on ainuke energiaallikas meie maa jaoks, eks ju. Ja teine kiirgus, mis lahkub, on pikalaineline kiirgus. Ja miks maakera temperatuur tõuseb? Kas need 2 voogu on võrdsed või ei ole? Ei ole. Ja, õige vastus on, et ei ole. Ja seal on see põhjus, väga lihtne põhjus. Tegelikult läheb välja vähem, kui sisse tuleb. Ja see, miks läheb välja vähem, on, eks ju, need antropogeensed kasvuhoonegaasid. Ma küsiks selle küsimuse ka. Kui suur see erinevus on nende 2 vahel? Kas see on mõõdetav? On ta nii suur, et ta tegelikult on detekteeritav? Jaa. On. Tänapäevaks on ta detekteeritav, nii et kui tegelikult niimoodi aasta keskmisena on siis see kiirgusvoog, eks ju, need vood ise, nii sisse kui välja, need on umbes võrdsed ju, eks ju, et see on kuskil 340 vatti ruutmeetri kohta, siis see, mis on see tasakaalutus, on tänapäevaks jõudnud juba 1 vatti ruutmeetri kohta suurusjärku. Ja et teil oleks nagu arusaam, mida see 1 vatt ruutmeetri kohta tähendab, siis ütleme niimoodi, et kõik energiaallikad, mida inimene kasutab, või kõik energiat, mis tegelikult kliimasüsteemi sisenevad, näiteks maa seest, eks ju, me võiks öelda, et tuleb ka teatud geotermiline energia, on järgmine energiavoog, mis on pärast päikeseenergiat, need on mitu suurusjärku väiksemad, umbes 1 000 000 korda väiksemad. Palju ei ole, eks ju, selline väike vahe on. Nii. Nüüd see antropogeenne värk ikkagi ka. Siin on, ma ei tea, kui hästi te näete, siin vist ei ole tegelikult see joonis ei ole väga suur. Siin on nüüd 3 joont sellel graafikul. Graafik ise algab 1850. aastaga, lõpeb 2020. aastaga ja need 3 olulist joont seal graafikul on siis
esiteks mõõdetud globaalne temperatuur, sest enamasti me kirjeldame, eks ju, kliimamuutust kui lihtsalt globaalset temperatuuri tõusu, ehkki tegelikult on see palju laiem mõiste. Nüüd võimatu on tegelikult seletada, eks ju, seda musta joont te ilmselt seal näete, ma ei tea, kas ma saan midagi näidata, ei saa, et see must joon siis, eks ju, noh, seda te olete kõik näinud, on ju, et see läheb niimoodi lõputult tulevikku, sinna üles kuhugi. Ma ei hakka seda küsimust küsima, et aga mis tegelikult päriselt juhtub, et kas ta lähebki nagu täiesti käest ära? Kas see on võimalik? Tuletage nüüd meelde seda, mis seadus oli kõige olulisem? Energia jäävuse seadus, on ju. Nii, just. Et kui me sellest lähtume, siis on ilmselge, et mingil hetkel saabub ka nende voogude vahel, mida me seal näitasime, saabub tegelikult tasakaal, aga see tasakaal saabub juba järgmisel temperatuuri tasemel. Me täpselt ei tea, kuna ta tuleb, sest tegelikult kogu aeg seda kasvuhoonegaasi tuleb ikkagi päris suures hulgas juurde. Et see tasakaal ei ole saavutatud. Nüüd, jah, et see on mõõdetud, eks ju, siis on meil seal sees veel selles koridor on sinna pruuniks joonistatud, see koridor siis on mudeliga modelleeritud ja seal on siis inimtegevuse mõju arvestatud selles temperatuuri tõusus ja all läheb siis üks roheline joon, see on siis, kui ainult looduslikud tegurid on võetud kliimamuutuses arvesse. Nii et see peaks olema siis tõestus, et me saame kliimasüsteemist nii hästi aru tänapäeval. Meie füüsikaline arusaam sellest süsteemist on nii hea, et me suudame minna, eks ju, me suudame ära kirjeldada seda, mis on toimunud süsteemis, me suudame sellega tulevikku minna ja me saame näidata seda, eks ju, selle sama arusaamise taustal, et see ei ole looduslik. Ehk siis see on antropogeenne. Ma pean kahjuks mõned slaidid vahele jätma, sest ma olen juba liiga palju lobisenud. Aga see on üks joonis, mis mulle väga meeldib, mis on väga kaunis ja visuaalne. Siin on siis, eks, et me rääkisime alguses globaalsest temperatuuri tõusust, nüüd me räägime temperatuuri muutusest Eestis. Ja see joonis pärineb, siis on niisugune koht nagu Show ja Stripes ja see uueneb pidevalt. Viimane aasta on siin 2022 ja siin on siis, eks ju, need sinised tulbad, mis on siis allapoole tulbad, need näitavad, et nendel aastatel on olnud Eesti keskmine temperatuur madalam kui aastatel 1971 kuni 2000. Eks ju, see on võrdlus tegelikult, seda kutsutakse anomaaliaks. Ja punased on siis need, eks ju, kui see temperatuur on olnud kõrgem. Ja siit on väga hästi visuaalselt näha see, et viimase umbes 20 aasta jooksul kahjuks neid siniseid triipe on mingid 2 üksikut ainult, see on seal vist 2010 on kindlasti üks ja teine mingi 90 midagi. Nii et see joonis näitab nagu selgelt ära, et tegelikult Eesti soojeneb veel tugevamini. See sõltub, eks ju, et mille kohta mis me võtame selleks baasaastaks või baasperioodiks, 30-aastaseks perioodiks, siin ei ole võetud, siin on 71 kuni 2000. See sagedasti, kui te selliseid jooniseid vaatate, siis peab kindlasti vaatama, et mis see baasperiood sinna võetud on. Nii et sellest sõltub, eks ju, et kui punaseks või siniseks see graafik jääb või muutub. Aga selge on see, et kui me võtame selle baasaastaga, siis me näeme, et seal need viimased aastad ja aastakümned on siis see temperatuur umbes 2 kraadi soojem kui selle perioodi keskmine. See on tegelikult aasta keskmises temperatuuris on see väga suur muutus. Kas ma küsin teie käest sellise küsimuse, et kui kõrge on aasta keskmine temperatuur Eestis? Kas te oskate sellele küsimusele vastata? See on nüüd niisugune tore fakti küsimus. Jah?
13 või? 13 on küll üle peade, aga 6,5 või jah, kuskil suurusjärk on selline, mina ei ole väga hea fakti inimene, et suurusjärk on 6, 7, 8 kraadi on võib-olla mõndades kohtades. Vanasti, kui ma veel ülikooli tulin ja hakkasin noori õpetama, siis oli see, ma arvan, mingi 4,5 või midagi sellist. Nii et me ütleme niimoodi, et selle aja jooksul on ikkagi see temperatuur kasvanud, kui võtta kogu see periood, siis öeldakse, et Eesti temperatuur on kasvanud 2,9 kraadi või 3,3 kraadi umbes. Aga see on kogu perioodi suhtes, eks ju, mitte selle 71–2000 suhtes. Need on natuke erinevad nivood, eks ju, millest alustatakse. Nii et küsimus on nüüd selles, et me pidime siin täna rääkima tõenduspõhisest. Ja nüüd on üks ma ei tea, statement või sõnum, siis ütleme niimoodi, on selline, et Eesti meedias ja Eesti ruumis, teadmiste ruumis, ütleme niimoodi, on päris palju hõljumas ka valeväiteid kliimamuutuste kohta, sest tegelikult kõige lihtsam on öelda, et okei, kliimamuutus on globaalne temperatuuri tõus. Siis me võime öelda ka, et okei, Eestis kliimamuutus on lihtsalt aasta keskmise tõus. Aga tegelikult on ju see kliimamuutus või õige on eesti keeles, õige termin tegelikult eesti keeles ju mitte kliimamuutus, vaid kliimamuutused. Ja just sellepärast me leppisime kokku nagu selle mitmuse termini, et need muutused on väga mitmepalgelised, see ei ole ainult temperatuuri tõus. Ja siin on nüüd tõepoolest toodud IPCC raportist, ehk siis see on nüüd tõenduspõhine, need on kaalutud teadmised, see ei ole lihtsalt, et ühes artiklis kirjutati, vaid need on nüüd, eks ju, globaalselt kaalutud teadmised ja seal üleval te näete, on üks see koosneb, eks ju, see joonis koosneb sellistest kuusnurkadest, need kuusnurgad esitavad erinevaid geograafilisi piirkondi ja seal üleval, selle koha peal, kus te kujutate ette, et võiks olla Põhja-Euroopa, ongi Põhja-Euroopa, siin on tähe peale kirjutatud NEU, eks ju, Northern European, ja Eesti kuulub sinna kasti. Ja nüüd siin on, eks ju, 2 message'id või 2 sõnumit, mis on nagu päris sõnumid, mis tulevadki sealt samast IPCC raportist, et kuumalained on juba inimtekkelise soojenemise tõttu sagenenud, eks ju, see on nüüd teadmispõhine teadmine või jah, tõendatud teadmine. Ja teine on siis, et paduvihmad on inimtekkelise selle kliimamuutuse tõttu juba sagenenud. Nii et seal on nagu 3 tärni on toodud, eks ju, see tähendab seda, et see on ikkagi väga kindel teadmine, et seal see määramatus ei ole suur. Ei ole sellist kindlust ühe asja kohta, mida väga palju meedias kostub, et torme on hakanud olema rohkem. Selle kohta ei ole teadmispõhist teavet. Ütleme niimoodi, et selle kohta ma olen mitu loengut pidanud, nii et vaadake neid internetist, ma täna ei hakka selle peale. Et sellest võib pikemalt rääkida, aga mitte koha peal. Nii et meil oli siis 2 message'id, eks, et toimub soojenemine ja see on inimtekkeline. Nüüd 3. sõnum võiks olla see, et kliimamuutused kahjustavad loodust ja inimühiskonda, siin nüüd küsiti eelneva paneeli käest, küsiti, eks ju, et kus te nüüd tunnete, kus on see kliimamuutus toimunud? Kus te tunnete, kus on toimunud? Üks asi on see, et on toimunud, aga teine asi on see, kas see tegelikult oli kliimamuutus ja kas see oli tegelikult inimtekkeline kliimamuutus, on ju. Kui me hakkame, eks ju, minema jälle teaduspõhiseks või teadmistepõhiseks. See on üks väga tore joonis. Selle toredal joonisel on selline hea asi, et siin on nagu 3 ringis on toodud 3 erinevat asja. Kõige sisemises ringis on toodud kliimamuutuse põhjused. Ja sellest me just rääkisime. Et üks on see kasvuhoonegaaside lisandumine,
siin on juurde pandud, eks ju, aerosoolsed emissioonid ja väga oluline kindlasti on maakasutuse muutus, millest meil kahjuks ei olnud aega rääkida. Nii et 3 asja, eks ju, mis on toonud kaasa globaalse kliimamuutuse. Nüüd järgmise ringi sees on need, missugused muutused on toimunud kliimasüsteemis. Eks ju, see on nüüd järgmine, et mis me võiksime siit lugeda? Noh, näiteks muutused veeringes või soojemad õhk ja vesi. Või see tähendab seda, eks ju, et need muutused on mitte ainult atmosfääris, vaid eks ju, need on tõepoolest mõõdetud muutused erinevates kliimasüsteemi sfäärides. Nii et samamoodi on siin, eks ju, et ookeanide soojenemine, jää sulamine, merevee tõus, ookeanide hapestumine, maailma rohestumine ja eks ju, muutused ookeanide hoovustes ja viimane on siis ekstreemse ilma sagenemine. Nii et need on nüüd muutused süsteemis ja see kõige viimane asi on see, kuidas need muutused meid mõjutavad. Mis on need olulised mõjud? Et Eestis sagedasti ei taheta neil vahet teha. Nii et näiteks ma mõtlen, on mitmeid dokumente, kust ma olen lugenud ametlikke dokumente, mis seal siis võiks olla, no näiteks kas või seesama kevade, see on siis Keskkonnaministeeriumi arengukava, kus need on omavahel miksitud. Ehk siis on segi aetud omavahel muutused süsteemis, mida me oleme võimelised detekteerima, on ju, ja järgmine on, missugused mõjud tegelikult on meile, inimestele või siis, nii nagu on üleval, eks ju, loodus või inimühiskond. Et mida see tegelikult muudab. Et kui me neid sealt vaatame, siis noh, näiteks, et siin on hästi palju selliseid inimtegevusega seotud asju, et üks on näiteks vee varu kahanemine, joogivee varu kahanemine, mis tegelikult on ilmselgelt ka Eestis võib-olla kohati juba probleemiks. Või siis noh, kliimakonflikt ja migrandid, kohalikud üleujutused, siis ranniku üleujutused, ökosüsteemide kahjustumine, kala, ma võtan selle järgmise lehekülje, sest siin on mul need kõik eesti keelde ilusti ära tõlgitud, nii et kui te pilti tahate teha, siis te võite sellest hoopis pildi teha. Nii et on kohalikud, eks ju, siis on kalavarude vähenemine, elurikkuse vähenemine, nihked aastaaegades, mis on ilmselgelt ka juba Eestis toimunud, siis kuuma stress, kahjurite leviala laienemine, millest siin ka eelpool räägiti, eks ju, kuidas peab rohkem raielubasid andma, eks ju, kahjurite leviala laienemine, metsade surm ja tulekahjude sagenemine, kahjustused taristule ja toidujulgeolek. Nii et noh, ma ei saanud seda tõlkida, sest see ei oleks lihtsalt sinna peale mahtunud, on ju. Et just nimelt on väga sümpaatne see, et nad on niimoodi eraldi ringidena ja tõepoolest meil Eestis ilmselgelt napib neid, kes suudaksid hinnata just nimelt neid mõjuriske. Sellega me tegeleme ääretult vähe teadmistepõhiselt. Ma loodan, et sellega hakatakse tegelema rohkem. Ja loomulikult selles samas kontekstis me võime välja tuua, mis on hästi tuntud joonis, eks ju, maataluvuspiirid, siin on ta jagatud 9 sektoriks, ja põhiliselt on siin seotud, eks ju, need inimese mõjuga. Ja ma ei hakka neid ette lugema, see on väga, väga tuntud joonis, et tõepoolest siin on ainult 2 sektorit, kus sisuliselt ei ole veel piiri saavutatud, eks ju, seda piiri, seda taluvuspiiri, mida see süsteem meile ise ette paneb. Ehk siis seda teavad kõik, et me kulutame ressurssi liiga palju inimestena. Jah. Kuna on palju bioloogia siin kindlasti siin rahva seas, siis ma tõin siia niisuguse väikese erisuse veel välja ka,
et sagedasti räägitakse neist nagu miksitakse neid samamoodi omavahel, et kliimamuutus on kliimamuutus ja siis selle loodusliku mitmekesisuse vähenemine, et kliimamuutus on tegelikult kolmas põhjus, miks elurikkus väheneb. Ja esimene põhjus on ikkagi inimene ise otseselt sööb loomad ja taimed ja muud elukad välja. See on esimene põhjus. Ja teine on siis, eks ju, et me püüame liiga palju kala ja kasutame liiga palju ressurssi. Ja siis kolmas on tõepoolest kliimamuutus, see tähendab siis seda, eks ju, et sisuliselt füüsikaline keskkond muutub ja see muutub nende imetajate või lindude jaoks sobimatuks. Just. Ja invasiivsed võõrliigid muidugi ei ole kliimamuutusega otseselt seotud üldiselt, sest see invasiivsed võõrliigid on teadupärast ju otseselt inimese poolt toodud liigid. Kliimamuutus võib seda soosida, on ju, selles mõttes, et kui inimene on toonud selle liigi ja kliima on juba selle liigi jaoks muutunud sobivaks, aga kliimamuutus ei ole põhjuseks, miks see liik siia tuli. Just. Nii, ma ei tea, ma rebin jälle endalt midagi küljest ära. Juba läheb. Nii. Nüüd, ja tulebki kaks viimast teadmist, mida igaüks peab teadma. Ja see on tõepoolest, aga mida me siis tegelikult peaksime teadma, et kuidas käituda? Et esiteks on siis, et soojenemise pidurdamiseks on vajalik laiaulatuslik heitkoguste vähendamine ja teine on, mille kohta kindlasti kõik tahavad palju rohkem teada, on, et kliimamuutustega tuleb ka kohaneda. Nüüd ma tõin jälle ühe definitsiooni, sest see on nüüd jälle üks asi, mis Eesti meediaruumis nagu omavahel saab nagu hästi toredasti miksitud, et tegevused, mis tegelikult on leevendamise tegevused, kantakse sinna kohanemistegevust all. Jah. Et leevendamistegevused on siis tõepoolest need tegevused, kus ongi see globaalne eesmärk, et me hoiame kokku, me ei lisa, eks ju, seda liigset energiat sinna juurde ja seda liigset energiat süsteemi lisame me mille kaudu? Ikka need samad kasvuhoonegaasid on ju, kõik need rahvusvahelised lepped kasvuhoonegaaside kohta ja nii edasi. Kõik need on leevendamistegevused. Siin on ka tõepoolest kirjas, eks, et see ongi leevendamistegevus. Ja eesmärk on globaalne lihtsalt, et meil oleks vähem kasvuhoonegaase atmosfääris. No mitte ainult, eks ju, sealt tuleb seesama teine tegevus, eks ju, mis meil olid põhjustena, olid veel maakasutus oli üks väga oluline kliimamuutuste põhjus, on ju, kus me tegelikult samamoodi viime maa, kliima, energia selle liikumise nagu tasakaalust välja sellega sisuliselt. See on päris oluline kusjuures. Nüüd kohanemistegevused on sellised, kus eesmärgid on lokaalsed. Siin koha peal peaks seda tegevust tegema. Et kui me räägime Eesti kliimamuutustega kohanemisest, siis me peaksime tegema seda siin Eestis. Ja. Nii. Ja see tegelikult tähendab, et me peaksime hindama tulevikuriske ja püüdma neist siis hoiduda. Just. Oluline on, eks ju, et mitte ainult riski hinnata, vaid eelnevalt peaks sellest nagu aru saama. Ja mis pärast veel tuleb, pärast peaks ka tegutsema. Et ainuüksi riski hindamisest ei piisa. See on jälle üks väga tore joonis, kus on siis need kaks toredat sõna, mis on kliimasõbralik, mis käib siis tegevuste kohta, mis käivad kaasa leevendamisega, ja teine on siis kohanemistegevused, mis käivad siis kaasa, või kliimakindlus, millega käivad kaasas siis need kohanemistegevused. Siin on siis kaks suurt ringi, kus on sees mitmed tegevused. See inglise keeles on see sõna action, aga eesti keeles on see sõna, teate, kuidas eesti keeles on sõna action? Climate action, teate, kuidas see on eesti keeles? No. Jaa.
Climate action on palju laiem kui rohepööre. Climate action tõlgitakse eesti keelde kliimameede. Nii et kes nagu teab, on ju, mida tähendab action, on ju, see minu arust peaks tähendama midagi aktiivset, ja kes teab, mida tähendab meede, on ju, see on seal tavaliselt kuskil dokumendis paberi peal, siis te saate aru, et juba selle sõna kasutuse kaudu muudame me Eesti tegevused passiivseteks sisuliselt, on ju. Jah, aga no see selleks, jah. Aga see on nüüd hea, et te teada saite. Just. Nii, kui me nüüd vaatame neid aktsioone või neid meetmeid, on ju, mis meil siis on, siis siin vasakul on need kliimasõbralikuks viivad meetmed ja paremal on siis kliimakindlaks viivad meetmed. Siin on kõik need asjad, mida siin eelnevad härrasmehed kasutasid, eks ju, rääkisid madala CO2 heitmega transpordist, jäätmete vähendamisest ja ringest, samamoodi taastuvenergeetikast ei räägitud ja energiasäästlikest ehitistest võib-olla natuke. Aga vaatame hoopis, mis on seal teisel pool, et kuidas me nüüd paremini kohaneme kliimaga, tuleviku kliimaga. Ütleme niimoodi, et praeguseks on meil teaduslik teadmine ja ka Eestis on see oskus olemas, et vaadata tuleviku kliimasse globaalses mõttes, eks ju, sest see on kõik rahvusvaheliselt levinud teave, ja ka lokaalses mõttes. Nii et siia tulevad järjest siis näiteks hädaolukordade haldamine, siis, no te võite mõne hädaolukorra nüüd endale mõelda, ma vaatan, kas ei kahjuks, jah, mul vist tulid siia küll mõned hädaolukorrad, noh, siin on üks hädaolukord, või siin on üks hädaolukord. Et need on need, mida tegelikult peaks haldama ja nüüd on see, siin tuleb nüüd see skeem, on ju, et noh, mulle meeldib muidugi see, et ma ei tea, kui hästi te neid alumisi jooniseid näete, aga ma panin meelega siia päikesepaneeli, ma ütlen ausalt. Et mitte katused ainult ei lähe katki, vaid ka ja, energiataristu. Nii et üks on tõepoolest hädaolukordade haldamine, kliimakindel taristu, mis oli seal eelnevalt ka näha, üleujutuste vastane kaitse, metsatulekahjude hoiatus ja ärahoidmine. Me ei saa öelda, et nendega üldse ei tegelda, aga küsimus on selles, et kas me tegeleme nendega nagu teaduspõhiselt või siis tõenduspõhiselt, et kas need plaanid on päriselt olemas ja kas see liikumine sinna suunas on ka olemas. Ja väga tore on muidugi need tegevused, siin ülekate on, ja muidugi nendest ülekatte tegevustest on kõige olulisem, on see viimane, elanike kaasamine, või mina defineeriks seda ka elanike teadlikkuse kasv. Sest me eeldame, et iga inimene, kes on kliimateadlik, tegelikult ka käitub nii, nagu oleks kliimakindel ja kliimasõbralik. Ja seal on veel mõned asjad, eks ju, nagu nutikas kasvamine, kohalik toit ja vee kokkuhoid. Jah, ja vot nüüd ongi see küsimus, mida ma ka juba enne küsisin. Et kas tegelikult meil kõigil on ühe suur mõju ühiskonnas? Ja mis küsimusi peaksime me poliitikute käest küsima? Kas me peaksime poliitiku käest küsima küsimust, et no kuidas te isiklikult selle asjaga nagu tegelete? Või me peame poliitiku käest küsima seda tõepoolest, millele siin muidugi anti ka vastuseid, tõepoolest selles võtmes, et kas meil on olemas seadused, kas meil on olemas plaanid ja kas meil tegelikult on olemas ka, noh, nüüd on tõepoolest meetmed, on ju, seal paberi peal, et me sunnime inimesi või meelitame inimesi kõiki neid kliimasõbralikult ja kliimakindlalt käituma. Ja mitte ainult inimesi, eks ju, tegelikult on meil seal mitmed tasemed veel, on kohalikud omavalitsused, kes teevad ju kohalikud plaanid, kohalikud arengukavad. Samamoodi tegelikult, eks ju, kui me mõtleme kliimamuutustega kohanemisele, siis see oli koha peal, on ju. See läheb väga suures osas just nimelt kohalike omavalitsuste alla. Ja loomulikult ettevõtete jaoks see, et ettevõtted tunneksid ennast tuleviku suhtes kindlalt, peaks olema väga selged
just nimelt, eks ju, seesama seadusandlik raamistik peaks olema väga selgelt nagu sinna suunatud. Ja muidugi me kõik oleme tavakodanikud, ka need, kes seal üleval pool on tavakodanikud. Ja nüüd üks küsimus veel. Aga kus on siin õpetaja või kus on siin see haridus? Kui see mõjukas on tegelikult õpetaja ja haridus? Ükskõik, kus ta siis õpetab või mida ta õpetab. Ma näitasin, eks ju, seda pilti. Kas ta on sama mõjukas kui astronaut? Ma arvan, et see ei sõltu ainult vanusest, vaid see sõltub ka sellest, et kui pikas ajamastaabis me seda vaatame. Et eks ju, need lapsed, kes on praegu lasteaias, ja kui me tahame neid hakata, eks ju, kasvatama nüüd kliimateadlikaks ja väga tarkadeks selles osas, siis tegelikult on ju see aeg, mis kulub nende kujunemisele, on päris pikk, kuni nad saavad, eks ju, päriselt iseseisvateks otsustajateks. Aga samas on väga huvitav teave on, et kuidas siis mehi mõjutab. Me teame, et tegelikult uuringutest tuleb välja, et kliimasõbralikult käituvad enamasti naised. Saan ka naisi täis. Ja kuidas teha seda, et ka mehed käituksid kliimasõbralikult? Ma käisin konverentsil ja seal tänapäeva nendel meteoroloogia või suurtel konverentsidel on alati ka see hariduse sektsioon olemas. Ja seal siis räägiti teaduspõhiselt, kuidas siis läheneda meestele. Tütarde kaudu. Nii et mõelge selle peale, ma ei tea, kellel meestel on tütreid, eks ju, et kuidas neid mõjutavad, et kui tütrele ikkagi lasteaias seda asja juba õpetatakse, siis on väga suur tõenäosus. Ja ma ei hakka võib-olla seda rahvusvahelisi koostöö asju, ma hakkan loomulikult ajast välja jooksma, ma arvan, et mõned slaidid mul veel on, et miks ma tegelikult tõin selle. Et siin on väga pikalt kirjutatud, et mis me kõik oleme Pariisis kokku leppinud ja teine järgmine etapp on see, et üks asi on kokku leppida, see võttis umbes 20 aastat aega, et seda asja kokku leppida 200 riigiga on ja. Aga järgmine etapp on ju see, et okei, võeti nüüd kohustused, aga kes neid täidab? Et tegelikult tuleb neid ju ka täita ja siis tuleb see reaalsus ette, et me peame tegelikult ju arvestama ka inimestega, et me ei saa niimoodi kohe kõiki asju kinni panna. Et seal kogu see asi on väga-väga pika vinnaga, mis ütlebki seda, et kui me praegu kohe ei hakka tegutsema, siis me oleme hiljaks jäänud, me tegelikult oleme juba 20 aastat hiljad. Nii et seal ei ole, selles osas ei ole kindlasti kahtlustki. No ma ei räägi. Ja uuesti need samad asjad, 5 tükki oli seal. Ma tõin need natuke teistmoodi välja siia sellele lehele. Et kliimamuutuste osas kirjaoskaja, meil enne oli seal mingid 3 asja ja nüüd on meil siin 4 asja, aga siin on välja toodud nagu, ütleme niimoodi, et siin on nüüd nagu sisuliselt kirjutatud, mitte lihtsalt bürokraatlikult, eks ju, et tal on teadmised, oskused ja hoiakud ja niisugused asjad, eks ju, et ta tegelikult mõistab, kuidas toimib kliimasüsteem. Ja see kliimasüsteem on, eks ju, ma näitasin seda maakera pilti teile just sellepärast, et kliimasüsteem on ikkagi globaalne. Siit võib tulla muidugi, ma ei hakka seda rääkima, see võtab palju aega. Seda te võite küsida. Nii, teine asi on see, mis on väga-väga oluline, et meie meediaruum on täis müra. Eks ju, kas on see internet, kas on see televiisor, whatever, eks ju. Ja see tähendab seda, et ta oskab tegelikult hinnata selle info usaldusväärsust. See on väga-väga kõrge prioriteediga oskus. Nüüd järgmine, et ta tegelikult oskab ise seda infot jagada. Jälle teadmispõhiselt. Ja 3. on siis, mis on ilmselt kõige olulisem, et üldse riik kuhugi edasi liiguks, on see, et ta on võimeline vastu võtma otsuseid, aga mitte ainult otsuseid, vaid tegelikult ka tegutsema.
nende otsuste valguses. Jaa, meil on tegelikult selline projekt nagu kliimateadlik ja täna räägib Kristel Uiboopin räägib veel pärastlõunal, on pärast või? Pärastlõunal räägib sellest nagu detailsemalt, aga selle projekti raames on meil, nüüd täna on meil nagu see esitluse päev, on saanud valmis niisugune õppevahend nagu kliimamuutuste ABC ja kui siin küsiti, et kust kohast võiks ammutada seda esmast teavet kõige baasteadmiste kohta, siis see kliimamuutuste ABC tõepoolest baseerubki nendel IPCC aruannetel. Ja see on väga kompaktne, seal on palju ülesandeid, seal on neid videosid, seesama tormisuse video on seal sees, seal on umbes 20 erineva teadlase videod, mis meil oli siis koolituste käigus. Jah, aitäh! Tahavad siin lihtsalt käe püsti tõsta ja esitada oma küsimuse Piiale läbi mikrofoni. Et pange siis praegu vaim valmis, aga me võime korraks vaadata ka sinna workshopi keskkonda, et mis on need toredad küsimused, mis meile veebi kaudu on laekunud. Vaatame siis korraks lähemalt. Võtan ka siit abivahendi endale näppu. Nii. Me saame siia suure ekraani peale ka korra minna selle jaoks, et näha. Polegi ühtegi küsimust. On küll, vastupidi, tegelikult on hästi. Kõlab nii, kas Eesti kontekstis ei ole ka mõõtmise andmetele toetudes torme enam kui varem? Tormipäevade arv, tormide tugevus, tormikahjustuste hulk. Vot selline küsimus seoses. Ja, väga hea küsimus. Mina oma backgroundilt või taustalt olengi atmosfääri tsirkulatsiooni ehk õhuringluse uurija. Tuul on üks osa õhuringlusest, eks ju. Nii et ma olen seda teaduslikult uurinud ja teised teadlased on ka teaduslikult uurinud. Seal on ainult mõned väiksed probleemid. Esimene asi on see, et keskmise tuule kiiruse kaudu ei ilmne tormisuse kasvu, eks ju. Kui me vaatame, kas keskmises tuules on kasvavat trendi, siis vastupidi, keskmises tuules on kahanev trend. Esimene uudis. Selge. Nii, aga me lähme veel edasi, sest tegelikult torme on mitmesuguseid. On ka niinimetatud äikesetormid või konvektiivsed tormid, mida me siin ka pildi peal nägime, eks ju, mis on väga lokaalne, mida tegelikult on võimatu vaatlusvõrgus registreerida sisuliselt. Ja ütleme niimoodi, selle kohta meil tegelikult puudub usaldusväärne andmestik. Selge. Ja siis ei saa ja samamoodi ka nende mõjude kohta puudub usaldusväärne andmestik. Need on asjad, mida kindlasti Eestis kliimamuutustega kohanemise kontekstis peaks looma. Eks ju see mõjude andmestiku tegelikult oleks võimalik luua. Väga hea, nii et ka tähelepanek selleks, et oleks andmeid, mille põhjal siis ka selgeid järeldusi. Et me ei saa teha, eks ju, teadmispõhiseid või teaduspõhiseid järeldusi, kui meil tegelikult ei ole andmeid selle kohta. Aga füüsikaliselt, no jah, ma ütlen, et seal tormivideot vaadake. See on seal ABC lehel olemas. Kena. Järgmine küsimus on tegelikult lihtne, me saame lihtsalt siin korraldajate poolt kas kaasa noogutada või pead vangutada. Kas ettekande slaide ka jagatakse? Kõlas noogutus ja Eesti mõistes noogutus, olen kuulnud, et pearaputus pidi kuskil mujal tähendama seda sama, aga jah, jagatakse küll. Aga kas on siin samas saalis mõni inimene, kes tahab esitada küsimuse? Siin tõusis käsi ja kas meil on olemas üks mikrofon, mille me saame siit kiirelt niimoodi ulatada? Palun, kuulame teid. Tere, Andri Kivil, õpetaja. Ja küsiksin sellise küsimuse, et milliseid kohanemistegevust häid näiteid Eestist oskaksite te välja tuua, soovitada meile? Milliseid kohanemise näiteid Eestile soovitada? Kohanemistegevuste. Kohanemistegevuste. No, ütleme niimoodi, et siin KIK rahastab mingeid kohanemise projekte ja ilmselt ka Euroopa Liidust on päris palju projekte saadud.
nüüd küsimus on selles, et kas tegelikult riigil on nagu päris selge kava, mis tehakse siin, mis tehakse seal ja mis tehakse kolmandas, on ju, et ma ütlen, et nagu niisugust üleüldist kava nagu seda ei ole. Noh, on mingi kava, aga see ei ole nagu kõiki asju haarav. Aga teine asi on see, et tõepoolest nende projektide raames kindlasti on tehtud päris toredaid kohanemistegevusi, kas või, ma ei tea, kas on Tallinn, Viimsi, on tehtud mingi ütleme niimoodi, veehalduse või üleujutuste haldamise mingi looduslik projekt või jah, ma ei tea, kas keegi teab seda? Jah, just, eks ju see sade vee peale ja see peaks olema nagu looduspõhine, siis sellega seoses minu teada loodi ka eraldi raamatuke, mida te võite kuskilt alla laadida, oli vist küll ingliskeelne, ma ei mäleta, seda ma ei mäleta, aga nagu sealt nende mingi, näiteks KIK-i kodulehelt te kindlasti näete neid asju, mis on need sellised looduspõhised kohanemisasjad. Aga teine asi on see, et kui kliima muutub, siis tegelikult ehitusnormid peaksid muutuma. Et ka neid ehitusnorme on hakatud teatud valdkondades muutma. Aga see on jälle niisugune pikaajaline tegevus, mis oleks vajalik kõigile. Ja. Ma loodan, et saite vastuse. Kena. Meil on aega üheks küsimuseks siit saalist äkki veel ja seal tõusis käsi. Rainer Vakra, palun. Rainer, mina, Keskkonnaamet. Mul on hea küsimus, et hästi palju te ka oma ettekandes ütlesite, üks on see suurvaade ja lõpuks on see, mida teeb inimene ise. Mul on küsimus teile. 2 asja, mida meie kõik peaksime tegema just teie järgi, selleks, et kliimamuutustes edukas olla. Te mõtlete isiklikku vaadet? Isiklikult, ja mitte see, et suures maailmas keegi teine peaks tegema või tehke seaduses midagi. Ei. Ütleme niimoodi, et need suures plaanis asjad on palju mõjusamad, selles on asi. Sellest saavad kõik aru, aga me tahame teada just, mida teie teete rohujuure tasandil, millest me esimene asi, 2 asja. Esimene asi, kasvatage ise toitu, aga mitte neid sidruneid, vaid kasvatage, porgandeid, peete, kartuleid. See C-vitamiini vastastus, ma ei saa sellest naljast küll aru, aga las ta jääda. C-vitamiini leidub teistes asjades ka, mis on kodumaised. Ja see on näiteks mustsõstar on palju C-vitamiini ja nii edasi. Üks asi on kindlasti see ja teine asi, ma mõtlen, mõelge läbi oma energiakasutus. Ma arvan, et esimene asi tegelikult, kui te tahate nagu mõistlikult kliimaga kohaneda, siis mõelge läbi, millega te kütate maja, kas teie maja on soojustatud, eks ju, sellised asjad. Ka isegi suurtes korterelamutes on ääretult mõistlik siiski selliste asjade nimel tegutseda ja ütleme niimoodi, et kõige praktilisem ei ole mitte selle penoplasti ümberpanek, vaid kõige praktilisem, kõige odavam ja kõige mõistlikum on suurel majal mis asi? Küttesüsteemi tasakaalustamine või küttesüsteemi väljavahetamine. See on kõige energiasäästlikum. Et kütmine oleks efektiivne. Et kütmine oleks efektiivne ja teine asi on, me teame, eks, et nõukaaegsetes ehitistes on sagedasti see, et üleval on kuum, all on külm, on ju. Vot see süsteem tuleb kindlasti ära muuta. Sest see, saate isegi aru, eks, et see kuum, see kütab lihtsalt liiga palju. Ikka see on energiajäävus, on ju, teate küll. Väga hea, teeme ühe suure aplausi veel Piia Postile. Aitäh!